eelmise aasta kevadel oli Eesti muusikapäevadega seoses üks kontsert. See oli lisaks sellele, et oli kontsert, oli ka live-ülekanne Klassikaraadiosse. Ja siis, kui live hakkab, meie pidime alustama, aga saali teises otsas oli inimene, kes siis näitas mulle sõrmega, et nüüd on live. Aga ma ju ei näe seda. Oi, kuidas ma vabistasin kõige rohkem selle pärast, et äkki ma hakkan valem laulma ja siis ei ole midagi teha, et sa ei saa ju uuesti alustada teost, 20-minutilist teost. Ja siis lõpuks leidsime lahenduse, et ta seisis seal teisel pool kontserdisaali, tal oli valge paber käes ja siis lehvitas seda. Ja siis kui ma nägin ühel hetkel, et mingi valge asi kuskilt, siis ma eeldasin, et nüüd algab live. Aga ikkagi see on selline situatsioon, et sa ei ole päris kindel. Isegi nüüd hiljuti käies, siis ma KSA administraatorile tõin kommi jõulude puhul, sest ta on lihtsalt nii vahva. Kui peale protseduuri ta helistab, küsib, muretseb, kuidas läheb. Aga see on, vau, protseduur iseenesest on väga lihtne ja kiire, et midagi kartmist väärt ei ole. Kindlasti soovitan sõbrale. Sest nii nagu öeldakse, armasta teisi nii palju, kui sa armastad ise ennast. Ja mina andsin endale selle võimaluse teistel hoolt kanda enda eest ja luua mulle kvaliteetsem elu. Ma tõesti soovitan seda ka teistel teha. Mina ootasin võib-olla isegi liialt kaua, et oleks võinud seda varem teha, sest tõesti, ma avastan ennast iga poole tunni tagant, et vau, maailm on ilus, mitte et me oleks varem seda arvanud, aga nüüd on palju-palju ilusam ja selgem.